6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käik kimab edasi ja nagu ikka stuudios Raul Õessar ja Kaarl Kruuda. Tere, Kaarl! Tere, Raul! No ma ei tea, mitmed korda järjest me siin saame seda saadet alustada jälle selle tõdemusega, et päeva lõpuks on Ott Tänak ennast liidri kohal, kõik on väga korras. Kõik on isegi seekord Toyota jaoks enam kui korras, sellepärast et kõik need asjad, mis siin täna juhtusid, tõid neile siis päeva lõpuks lausa kolmik juhtimise. No oleme siin seda kolmik juhtimist näinud ka viimasel ajal, mitte just väga kaugest minevikust Soome rallist Toyota puhul, aga siis seda lõpuni ei suudetud vastu hoida. Seekord loodame, et läheb natuke teistpidi, aga tundub, et tõesti praegu on jällegi kõik on nagu nii hoida. Hetkel tundub kõik väga hea olevat tõesti, et täna paljud ütlevad, et ei olnudki midagi nagu vaadata või sündmusi ei olnud suuri või selle peale nii karmimalt öeldes, et avariis ei olnud mida nagu näha. Vigu tehti tegelikult ikkagi mitmes nurgas, kas nad olid nagu enda tehtud või see oli millegist muust tingitud või lihtsalt ebaõnn, mis selle nendele nagu kaela tõi, aga sellegi poolest on nagu hea tõdeda, et see ebaõnn ei tabanud just Toyota meeskonda ja meie eestlasi selle peale, et Ott ja Matu on ikkagi esimesel positsioonil ja nende taga on siis 32,4 sekundiga Chris Meek, kes siis viimasel katsel tegi väga hea katse ka, mille ta siis võitis ja tema taga on siis Jari-Mati Latvala 9,4 sekundiga. Nemad siis teevad selle esikolmiku ja pärast seda tuleb Tani Sordo, kes tegelikult eile kukkus veel täitsa taha viimaseks, kui tal läks kass katki. Ja tänaseks õhtuks on ta tagasi roninud 4. positsioonile, et need liikumisid tegelikult selles edetabelis toimus täna päris palju ja hommikust alates. Just Sordost juttu tuli, siis Sordo tegelikult ju võitis tänase päeva, kui vaadata ainult tänase päeva aegu, siis tema kõige kiirem mees oli. Okei, Ott Tänak sai siin pärast Thierry Neuvilli rehvi purunemist, mille juurde me veel tuleme, sai siis natuke võib-olla seda jalga gaasipedaali pealt kergitada, nii palju riski enam võtma ei pidanud, tema kaotas siis Sordole tänase päeva kokkuvõttes 4,3 sekundiga, siis tulevad Chris Meek 11,1, Teemu Suninen 16,0, eile mees siis ju täiesti esimesel katsel pidi katkestama, sai täna siis esimesena rajale minna ja mõneti tegelikult ikka väga hästi tehtud päev tema poolt, selle peale, et eile ta sai esimesel katsel mõned kilomeetrid sõita, kui tal auto tehnilise probleemiga raja äärde jäi ja tänaseks siis ta alustas tegelikult Saksat, Soome tal oli üsna kehva, tal ei tulnud midagi välja, ta ei saanud teele pihta, ta ei leidnud õiget seadistust, nüüdseks Saksast ta ei saanud esimene päev sõita, keegi ei näinud seda ajavõrdlust ka temaga, kuidas tal oleks hoogu olnud, aga täna siis hommikul, kui ta esimesena rajale läks ja seda rada avas, siis ikkagi üllatavalt ühes samas tempos olid Sordoga ja seda oli väga hea vaadata. Jah, ja kui Sordo juurde tagasi tulla veel korra, siis eilsel viimasel katsel ta kaotas 54 sekundit, kui need sellest tema praegusest kaotusest maha võtta, siis ta oleks täpselt seal, mul praegu täiesti vale katse ees, aga ta oleks suhteliselt kindlalt teisel kohal, et siuke 20 sekundi kandis oleks tema kaotus ja tuletame veel meelde, Miigil on 32,4 praegu Tänakuga võrdlus, et ma arvan, et seal Sordol kindlasti läks võimalik väga hea koht, väga hea sõitsin selle eilse käiguvahetuse või käigukasti jama tõttu kaduma, mis ei olnud, tundus, et ei olnud absoluutselt tema süü või kuidagi temast põhjustatud. Muidugi me kõike seda tausta ei tea, aga vähemalt tundus nii. Tõesti, lõpuni välja me ei saagi kunagi seda teada, sest tegemist on autotehastega ja tegelikult on tegemist suurkorporatsioonidega ja nendel on kõigil omad saladused ja keegi ei taha neid nii-öelda nagu välja rääkida, et nõrkust näidata mingist küljest teisele meeskonnale. Küll aga Sordo on väga hea sõidu teinud. Ta on täna super hästi sõitnud, ta sõitis eile ka väga hästi. See ebaõnn, mis teda tabas, oli kurb ja täpselt samamoodi, mida ta ütles enne rallit siia tulles või kui tema käest küsiti, et mis siis on eesmärk, siis see Sordo sõidab nii-öelda sellel hooajal osalisprogrammi, et ta ei tee täis hooaega kaasa ja tema tuleb võistlustele ainult ühel põhjusele, tema toob meeskonnale punkte ja ta tuleb alati võistlust võitma ja see ongi tema eesmärk, et ta teeb ja valmistub üheks võistluseks korraga ja võib-olla see on ka põhjus, miks ta nii tugev praegu igal võistlusel see aasta on olnud, aga Sordo ei ole kordagi kellegile tegelikult pettumust valmistanud. Just, ja eks sellepärast ka Tommi Mäkinen teda tulevaks hooajaks jahib, aga need uudised ilmselt, neid peame veel ootama kõiki eesotsas Ott Tänaku suure lepinguga, aga
selle tänase päeva juurde veel tagasi tulles, siis Thierry Neuville'i ja Sébastien Ogier RF-i purunemised paratamatult väga suuresti seda päeva ilmestasid või sellised pöördelised sündmused olid, et Neuville oli siis esimene, kel ref läks, oli siis seal 13. katsel Panzerplatte pika katse esimesel läbimisel, aga mis ka paljudele silma jäi, et see refi vahetus oli ikka tohutult kiire. See oli väga kiire. Keset katset, see oli vist stardis mõned kilomeetrid, kui tuli see uudis korra, et nagu Terri jäi seisma ja selle peale, et sa avastad, et sul on refis rõhku vähe, sa jääd seisma, sa otsid parkimiskoha, sa paned käsipiduri peale, et see auto ei veereks. Sa võtad rihmad lahti, hüppad autost välja, sa pead selle üles tungima, ratta ära võtma, tagant uue ratta tooma, teise ratta alla panema, ratta kinni laskma ja kogu asjad veel tagumises pagasnikus kinni panema, et need sul 30 järgmist kilomeetrit ringi ei käiks mööda autot. Tagasi autosse ja ennem sa sõitma ei tohi hakata, kui sul on kõik rihmad ilusti tagasi kinni ja tegemist on mõlemal sõitjal 5 punkti vööga või 6 punkti vööga, isegi alt keskelt tuleb 2 tegelikult ja seda ka FIA kontrollib ja ennem sa ei tohi sõitma hakata, kui see on täiesti tehtud. Ja tegelikult seda minut 10 teha, mine proovi tavaautos seda minut 10 teha. No ma just praegu vaatasin huvi pärast siin meil arvuti ekraani peal ka see aeg käib, et kuidas meil see heliriba siia arvutisse jookseb, et sul vist läks umbes, kui ma õigesti vaatasin, vist 50 sekundit, et seda kõike kirjeldada praegu sõnadega ja sa ei pidanud liigutama samal ajal, on ju. Ja kunagi tegi Sebastian Loeb, tegigi seda minutiga, aga selle peale toimuski väike reeglite muudatus, sest Daniel ja Leenal olid juba tung ja püstol olid käes, rihmad olid lahti ja auto veel liikus, kui ta juba välja hüppas refi vahetama. Et nemad said siis liikuma alla minuti vist isegi aga nüüdseks seal FIA kontrollib seda, et kui sa teedki tõesti seda liiga kiiresti, et siis see tundub ebanormaalne lihtsalt, et kuidas see võimalik on, aga sellegipoolest tegemist on ilmselgelt siis professionaalidega ja seda näitas ka teine mees, siis Sébastien Ogier, kahjuks täna viimasel katsel, kellel purunes ka ref ja tundub, et tegelikult katse nagu mõistes suhteliselt sarnasel ajahetkel ja mõlemale mehele tegelikult mõlemale tiitli jahtijale väga kurb löök. No see on see Panzerplatte siuke abrasiivne pinnas on ju, millest me oleme siin varem ka rääkinud. See on tõesti ja see on siuke lõhutud betoonpinnas ja see lõhutud betoonpinnase tekstuur või selline ilme tuleb just selles, et see on hetkel on see USA sõjaväebaas ja seal on vist lennukibaas on põhimõtteliselt või Air Force ja seal on tangid, mis sõidavad just mööda neid teed nende roomukutega, aga need tangiroomukid on sellised teravate spaikidega ja need siis lõhuvadki seda betooni, mille pealt on see nii-öelda läinud killuliseks ja võib-olla üle serva ja on mingid tükid betoonist ära murdunud ja siis, kui sa valesti lõikad mingit nurka, isegi täna just rääkisin või keegi küsis mu käest sarnast küsimust, ma ütlesin, et kui sa ei ole isegi piisavalt kindel, et minna ründama seda lõikamist, et sa lähed nagu, paned õrnalt ratta sisse, aga paned liiga vähe, siis see võib täpselt samamoodi refi ära lõhkuda. Versus see, et sa peaksid nagu minema maksimaalselt ja põhjaga puutuma seda nurka. No refi vahetuse kohta veel, kas on üldse vahet ka asfaldil ja kruusa peal selle refi vahetuse osas või kogu see protseduur on täpselt samasugune? Asfalt on ikka kindlasti mugavam. Küll aga kaardilugejale pead sa natukene ette andma teada, sellepärast et tal ei ole kindaid käes. Ja kui autost välja hüppad ja hakkad neid mutreid puutuma, siis need on nii tulikuumad, et sa ei saa nendega majandatud, et selle peale mingi hetke pealt, kui sa liigud veel autos, siis tegelikult kaardilugejad tõmbavad kindad kätte, et saaks kiiresti selle töö ära tehtud. Mis teeb asfaldil mugavamaks selle refi vahetamise? Üks on asfalt, teine on kruus. Vahepeal, kui kruusa peal on ikka ette tulnud see, et tung kukub ära ja või siis pinnas, eriti kui vihma sajab, siis Hispaanias on niimoodi, et seal on siuke savine liivane pinnas ka veel, vihma sajab, siis ka kui sa tungima hakkad ja sul on halb tung ka veel, siis tung lihtsalt väänab nagu auto alla või nii-öelda maapind kukub alt ära ja siis sa oled teistmoodi hädas, kui sa oled veel nii-öelda, teed seda kiiruga, auto kukub ära täpselt piduri ketta peale, siis sul oleks inimesi vaja, et saada seda üles tagasi kuidagi. See ikka on omamoodi hässel, aga see on halb stsenaarium. No vot jah, Neuville igatahes kukkus siis pärast seda refi vahetus 6. kohal, aga kuna seis on selline, et Toyota, Hyundai ja siis tuleb 2 Citroeni veel, siis Neuville ilmselt lastakse Sordo poolt ka mööda, kui asjad peaksid niimoodi jääma praegu viimasel päeval.
saab siis Neville praegu 4. kohaga arvestada ja Ogier ilmselt saab ka lapist mööda, et temal on hetkel 7. koht soolas, aga noh, arvestades seda, et Tänak on järjekordselt võitu võtmas, noh, tüi, eks ju, vaatame siin, sülitame üle õla ja teeme kõik muud siin ebausuga seotud tegevused enne ära, et kui siit Tänakule peaks järjekordne võit tulema, siis no MM üldarvestus läheb ka ikka, see vahe läheb ikka väga-väga suureks. Ja noh, ei tahaks Neville'i ja Ogier nahas kummaski olla, et no Ogier tegelikult täna ju jälle väga raske päev isegi ilma selle rehvi vahetuseta. Ta oli ikka, ta tõesti, ta nägi kuidagi selline kurnatud ja räsitud välja, et olgugi, et tal Soomes võib-olla oli nii-öelda tervisega probleeme mingi hetke pealt ja seekord lihtsalt nagu sa näed, et ta võitleb selle autoga ja ta oli võib-olla natukene tusane või pahane ka nagu meeskonna peale, et nad olid ikkagi palju tööd ja vaeva pannud sinna auto sisse pärast seda Korsika rallit, nad ei olnud seal selle autoga rahul, nad ei olnud selle autoga rahul selles hetkes, et kus see auto peaks olema või miks teised nii kaugel on. Ja nüüdseks ka, et Shakedown võib-olla oli nii-öelda nagu, oli juba nagu lubas ja tegelikult uued mootorid ja mingid uued arendused autol küljes, et võiks ta olla nüüd nii-öelda nagu parem ja lähedasem ja no, nii-öelda, et saad rohkem nendele just kanna peale astutud, aga see, mis ta täna ikkagi nagu katsepildis nagu näitas, et siis ja mida ta ka tegelikult meediavahendusel mõista andis, et nagu, et ma teen kõike. Ma teen absoluutselt kõike. Ja siin tundus ka, et mingid katsed, mis olid siledamad või puhtamad ja nii-öelda nagu konkreetsemad, siis see oli ka lappi aegades näha, et tegelikult oli lappi ka nagu kiirel, nagu heal kiirusel ja tegelikult oli väga lähedal katsevõitudele mõned korrad ja siis, kui läks nii-öelda keeruliseks katsetingimused, siis tegelikult mõlemad mehed olid raskustes, aga Ogier peab ikkagi võitlema tiitli nimel ja ta ikka näeb tõesti palju selle nimel ka vaeva. No see kohta võib-olla kõige ilmekamalt näitab see tema kiirus ära see, et nii Miik kui Latvala tegelikult läksid tast ju puhtalt sõiduga mööda kõigepealt enne, kui Ogiel see ref läks, et kui vaatan siin enne seda tänast viimast katset mõlemad Miik ja Latvala olid ju Ogierst juba möödas, Latvala siis küll vaid 1,2 sekundi või tähendab 2,7 sekundiga ja Miik siis natuke rohkem, aga 3,9-ga, aga siiski mõlemad alustasid ju päeva tegelikult Ogier selja taga, nii et Toyotad olid täna kamba peale väga kiired, loodame, et nad keegi nüüd viimasel päeval siin väristama ei hakka. No parem oleks, et keegi ei hakkaks väristama, aga eks see on juba nüüd Tommi töö, et siin õhtul see servises inimestel jälle selgeks teha. No vot, kas tänase päeva kohta veel mingisuguseid suuremaid jutupunkte on, et ma pean tunnistama, mina täna nii palju ei saanud vaadata, ma ei olnud täna tööl, ei saanud nii palju rallit vaadata kui sina, nagu kuulda oli, nii et sa pead mulle nüüd ütlema, kas meil jäi veel midagi siin rääkimata või mitte? No siit, kui me tegelikult läheks sellest listist võtame edasi ka siin tõesti, et kui alguses on 3 Toyotat ja siis on 3 Hyundai'd, nendeks siis 3. Hyundai oli täna Andreas Mikkelsen, kes enne saadet ma siin korra ütlesin ka, tal tundub nagu, et ta oleks nagu satelliitsõit ja on nagu Takamoto Katsuta on Toyota meeskonnas nii-öelda abimeeskonnaga siis tegelikult, et tal kuidagi, ta ütles, et ta palju nagu nägi vaeva või proovis hakkama saada, proovis sellele sõidule või sellele autole kuidagi pihta saada, aga terve päeva jooksul, kui sa vaatad ka nii-öelda teise päeva tulemusi, kus siis Sordo oli kõige kiirem täpselt sama autoga, siis tema kaotas Sordole 1 minuti ja 1 sekundi. Et tema ikkagi üldse ei saanud sellele asjale pihta. Kuidas või mida peaks tegema? Aga kõige rohkem ma võib-olla isegi tooksin täna esile Takamoto Katsutat, kes ralli alguses alustas, see oli siis rahulikus tempos koos siis kaardilugejaga ja nii-öelda võitles just WRC2 meestega selle autoga, mille pealt ta nagu tuli. Nüüdseks siis tänane päev on väga hästi näidanud, et mees hakkab järjest rohkem ja rohkem sina peale saama ja tegelikult tuletan ka selle pealt meelde, et mees sõidab esimest korda asfalti peal WRC autoga ja ta on esimest korda ka Saksamaal. Ja tegelikult täna mõned katsed näitasid, et ta sõitis esimesel pikal Panzerplatteri katsel sõitis Gus Greensmithiga suhteliselt ühte aega ja ta kaotas natukene üle sekundi kilomeetrile, mis oli ikka tegelikult tema poolt väga hea tulemus. Teine läbimine oli võib-olla veidi aeglasem just selle põhjusega, et ta lõhkus ühe refi täpselt enne pikka katset ja tal oli ainult üks varu oligi, et kui ta oleks ühe refi veel lõhkunud, et siis tal ei oleks väga kaugele olnud kuskile minna.
ja minu poolt ma siis ütleksin veel lõpuks, et ka viimase sõitja, kellega võiks ära mainida või viimase autotehase on siis Ford, kellest me alles nii-öelda Teemust natukene rääkisime. Teemu on väga kiiresti täna sõitnud ja väga häid aegu näidanud. Teemu ka siis nii-öelda Skandinaavia sõita, et ei võiks ju asfaltil nii terava käega olla, aga Gus Greensmithil oli ka tegelikult päev ikka täis üllatusi ja momente. Hommikul alustades kohe esimesel katsel, kus ta sõitis õrnalt tee pealt välja savaga vastu puud, millega ta lõhkus siis tagumise ratta rooli otsa ära ja ta jäi ka veel, sai natukene trahvi, hilines uuele katsele, aga sai kõik lahendatud. Sellegi peale nüüdseks ma küll ei tea, ja muidugi noor soomlane, Kalle Rovanperä. Väike avarii seal ikkagi oli. See oli kohe hommikul äratas ilusti üles ära. Kohe nägid, et okei, tänases päevas hakkab midagi juhtuma ka, et võib-olla päris nii igav päev ei olegi ja ei tulegi. Ja tegelikult sellest päevast mina sain kõik kätte, mida ma ootasin. Ott on täpselt sellel kohal, kus ma ootasin. Newville kukkus ära või see pinge kukkus Oti tagant ära. Ma isegi ütlen Newville, et seda pinget oli väga hea vaadata, aga tõesti need mehed mõlemad tulid üsna kõrvade peal terve päeva ja tegelikult see ei pruukinud üldse väga lihtne olla. Jah, eks need asjad nii ole. Meie läheme siit edasi BetSafe'i rubriigi juurde. Tuletame kõigepealt teile meelde BetSafe'i uue kliendi pakkumist, kui teed BetSafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt kohviga siis 1,5, siis annab BetSafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja saab siis kasutada sellist pakkumist 4 kuud järjest, kui endale konto teed, ehk siis kokku võimalik 100 eurot tasuta panustamisraha endale teenida ja selle lingi, mida tuleb siis kasutada, et selline pakkumine saada, leiad, kui otsid Delfist üles siis selle 6. käigu saate artikli ja seal see vaid link siis kenasti olemas on, sõnad hakkavad juba sassi minema siin hilja õhtul, aga vaatame siis üle need koefitsiendid ka, mis meile siin pakutakse. Saksamaa ralli võitja Ott Tänak 1,02 ja keegi teine 10,50, et Tänakul siin ei ole erilist konkurentsi, tundub Kilpia kontorite arvates. Aga siin tahad Karl midagi öelda? Hyundaide kohta või? Jaa. Aga ei, see selline, praegu on siin ekslikult natukene paar panust üles pandud parima Hyundai sõitja osas, mis mul on siseinfot juba, et see muudetakse ära. Et seda me praegu ei ole mõtet puudutada, sest kui see saade üles läheb, on see ilmselt juba ära muudetud. Kuule, aga meie mõistes me veel näeme seda logi sisse, pane panus. Okei, ärme hakka seda üldse puudutama siin. Ma lihtsalt ütlen selle, okay. Et seal niikuinii vahet pole, kuna ma ütlen, kui saada üles läheb, siis seda niikuinii üleval ei ole, aga jah, Saksamaa ralli igal juhul tasub BetSafe'il silma peal hoida. Võib-olla satud väga heal hetkel peale. Igades Ott Tänak võidab ralli ja punktikatse mõlemad, ehk siis teeb selle kuulsa 25+5, mis tal Soomes õnnestus 2,00 koefitsient. Kas tasuks panustada või mitte? No ta on sellel rallil näidanud väga head kiirust ja tegelikult ta läheb suhteliselt sarnases tempos edasi. Hetkel tal võeti see pinge maha, aga ma ei näe, miks see võimalik ei oleks. Küll aga Tanis Ordo on väga terava käega praegu ja Ogier ja Newville kindlasti lähevad seda väga punnitama, et seda 25+5 sellel etapil ta on, ma arvan, isegi veits keeruline. Nojah, et see... Neil on neid punne rohkem vaja. Ja. Kui tema ei tohi 25-st ilma jääda. Kui palju see stardijärjekord, mis sa arvad, punktikatset mõjutada võib? No ütleme nüüd, et teine läbimine. Selles mõttes suurt mõjutus seal enam ei ole. Et esimesed, Ogier, hetkel tuleb Ogier nendest selles seltskonnas kõige esimesena, aga tal on sellegi poolest on tema ees veel mõned WRC autod, kes sõidavad selle puhta ja laia joone sisse tagasi. Nii et ikkagi ja jälle, ma ei usu, et see mõjutus väga suur. No, igatahes sellised koefid sealt BetSafe'ist leiate, kui lähete, siis seal kindlasti ka rohkem erinevaid neid variante on. Siin näiteks tõesti Hyundai sõitjate peale saab panustada. Thierry Neuville versus Andres Mikkelsen, Neuville 1,40, ilmselt ju lastakse ikkagi Neuville mööda siin tiimikaaslaste poolt, aga mingi variant on muidugi, et Neuville'il juhtub midagi jälle ja üldse katkestab või midagi sellist ja Neuville Sordos täpselt samamoodi, et saate kindlasti häid väärtusi sealt leida, kui BetSafe'i WRC panuste juurde lähete, aga meie läheme siit edasi kuulajate küsimuste juurde, mida on meil
tavapäraselt omajagu ja vaatame siis need siit ükshaaval ette. Jälle küsib meil Marko, seekord 2K-ga. Küsib siis nii, et meedia vahendusel on kuulda olnud, et võistkondade juures saab päris hästi süüa. Et Jaan Martinson, Peep Pahv on sellest mõnikord Mehed ei nuta saates ka rääkinud, et kas võistkonnal omad kokad, kust kohast nad tooraine võtavad, ütleme, et Ott armastab musta leiba ja näiteks sülti või erivorsti, et kas sellised asjad tassitakse ka kaasa või on võistlustaegne toidumenüü nii-öelda spetsiaalne, et vaadatakse kõik toiteväärtusi ja muud sellist asja, et võimalikult hea selline sportlik sooritus oleks võimalik, et kas pühapäeva õhtul võetakse pärast edukat nädalavahetust ka üks õlu või sulgudes, et Karl vist teeks ühe hea veini, aga las ta olla. Pikk küsimus ja alustame sealt otsast, et kuidas toitlustusega siis asjad lood on? Enam-vähem on meeles, alustame siis toitlustusega, siis meeskondadel on enda kokad kaasas, enda köögid ja enda kogu varustus toitu, mida nad pakuvad, siis külalistele üldjuhul pakutakse kohalikust toorainest tehtud, et kokad ja käivad hommikuti turgudel ja võtavad suurte kottidega asju ka nii-öelda kohalikku toorainet, nii-öelda siis värsket toorainet. Küll aga palju võetakse nii-öelda tee pealt või riikidest kaasa, siis prantslased võtavad fondante nii-öelda, et kastmeid teha ja tehakse võib-olla mingid kastmepõhjad kodus valmis, et see on ikkagi nii-öelda tegelikult väga kõrge kvaliteediline restoran, mis nendes 14 riigis kohal käib ja väga hästi seal süüa saab tõesti, et Peebul ja Martinsonil on selles mõttes väga õigus või sulatõsi taga. Minule need toidud väga meeldisid ja siis, kui ma ise seal nii-öelda abistamas käisin, kas siis Oti ühel hetkel või käisin legendi kirjutamas, siis mul ikkagi mingid tutvused nende meeskondadega olid, siis palju ma istusin ka seal köögis just ja õppisin, kuidas neid sööke teha, sellepärast et see oli lihtsalt nagu fenomenaalne. Sõitjate juurde tulles, siis kindlasti on mõnel sõitjal oma mingi eripära, mida ta kindlasti tahaks süüa mingi hetke peal. Paljud on ikkagi, kõikidel on ikkagi nõustajad ja toitumisnõustajad ja inimesed, abilised kaasas, kes aitavad seda koordineerida. Otil on Tarmo Tiit selle jaoks, kes paneb paika tema toitumise ja kontrollib selle eest, et see süsivesikute tarbimine ja nii-öelda kehasse sattumine oleks liigne ja kõik need, et lisaks sellele, et sa istud seal autos, kuumas autos, teed füüsiliselt ja vaimselt tööd, siis sul on tegelikult ümber peaga veel kiiver, et see nii-öelda kõik see metabolism, see mõjutab ka seda, et kas sul hakkab pea valutama või kui kiiresti sul energia ära kaob, et see on ka nende poolt ikkagi reguleeritud, et kui seda hästi teha, et siis on tegelikult väga palju kergem nii vaimselt kui füüsiliselt ja sa oled tegelikult tugevam. Smoothisid vist juuakse päris palju, ma olen näinud seal hoolduspausi ja Esa-Pekka Lappil on alati mingisugune roheline möga, mis ta on vist üldse vegan, et liha ei söö ja seal väga sellised taimsed asjad ja Tänak ja Järveoja ka ju, Järveojal oli kunagi mingisugune promovideo isegi Toyota kanalil, kuidas teha tema mingid spetsiaalsed smoothid seal, mida sisse panna, no ütleme, et kõike seal pakutakse, mingi hetke pealt on lihtsalt karbikeses sul pähklik kaasas. Aga jah, ja selle peale lõpetuseks ütlen, et seda on kõike väga hästi poodiumit näha, et mõni, ikka lubad endale väikse lonksukese. Ja sina vist hea veini? Šampanja, vaat nii. Janek küsib siis, üks küsimus oli juba eile tulnud tegelikult, seda me eile ei jõudnud võtta, aga võtame siis selle täna natuke aega rohkem, et Janek vaatab seda live-ülekannet, et kogu aeg vennad putitavad midagi, auto tuleb hooldusesse, näiteks õhtul kohe rattad maha ja putitama, hommikul servisesse jälle kõik rattad alt ja jube möll käib, et mida nad teevad kogu aeg? Et kas ühe korraga nagu ei oleks kõike lihtsam ära teha? Seda tõesti ühe korraga on alati lihtsam ära teha, aga näiteks õhtul, et kui sul on see kindel aeg 45 minutit, et õhtus servist läbi viia, sul võetakse rattad alt ära, kõik nii-öelda amordid alt võib-olla ära, kastid vahetatakse ära ja kogu see asi pannakse kokku tagasi, siis see geomeetria võib näiteks paigast olla. Et kui sa sõidad õhtul Park Fermeesse või hommikul võtad sealt auto, et õhtul võivad ka mehaanikud vahepeal viia selle, kui sa hommikul saad seda auto kätte ja sul on rool viltu peal, et siis sa nagu lähed tagasi servisesse, sa esimese asjana kohe mainid, et kuule, pange mul vähemalt rool sirgeks, et mingi ratas vaatab kuskil kõverat, kas auto jookseb kutsikat, aga üldjuhul on see, et kui öösel käivad ka autod Park Fermees, siis see ülesõit, mida sõidetakse, et see nende nii-öelda seda viimast või väikest otsagi, et seda ei sõideta võistlusrehvidega.
et sinna pannakse siis nii-öelda Parc Fermé rehvid alla, mis ongi see, et see auto käibki ainult puhtade velgedega, kinnises parklas, öösel seisab ära, tuleb tagasi ja siis pannakse nii-öelda võistlusrehvid alla. Et alati on seal midagi kontrollida, nagu vanaisa istub garaažis puki peal, midagi putitab ja ikka midagi otsa ei saa ja midagi valmis ka ei saa. Alati midagi putitada, just nimelt. Alati midagi. Ja Jaanek, teine küsimus, mis tuli täna, on see, et kuidas ekipaaž tiimiga suhtleb, et ma eeldan, et ta mõtleb katsete ajal, siis et raadioteel ei tohiks ju läbi nii pikk olla. Samamoodi nagu toimub hetkel see kogu süsteem tänu sellele, et me üldse näeme All Live'i, siis on pandud veel vist lisalennuk lendama, 2 tükki vist tiirutavad vist juba et lennuk tiirutab üleval, mis võtab informatsiooni ja selle all on siis lisakopter vist, mis võtab veel nagu lisapilti ja tegelikult selle lennukiga on ka meeskondadel on nagu oma nii-öelda nagu diilid tehtud, igal meeskonnal on nagu raadiosagedus autosse. See on ka selle pealt, et oleks võistluskeskusel tegelikult autoga side mingil määral, et nad saaksid infot edastada neile. See on ka turvalisuse eesmärkidel, kuna seal nii-öelda hood on suured, et kui midagi peaks kellelgi kuskil juhtuma, siis saab sellest märku anda või kui näiteks hakkad kellelgi ette jääma, et täna kui kas Greensmith vahetas rehvi, siis Esa-Pekka Lappi jõudis talle järgi ja talle öeldi, et kuule, et Lappi on taga, et lase ta mööda ära, et nüüd ta kohe varsti tuleb näiteks. Et see raadioside käib ka läbi nende nii-öelda kohaliku süsteemide, et see saaks olla. Vot nii. Sellised olid siis kuulajate küsimused, mis me täna ära võtsime. Homsel päeval, pühapäeval siis kavas 4 viimast kiiruskatset. 2 korda sõidetakse Grafschafti ja 2 korda Tronthali. Viinamarri istenduste vahel tagasi, eks ju? Jah, Tronthal on üks väga kuulus katse, see on väga lege. See on iga aasta sees, see on iga aasta Power Stage olnud ja see on suhteliselt iga aasta pühapäevand. Ja Grand Chef samamoodi. 79,5 kilomeetrit tegelikult 4 katsega, nii et ei ole nalja. Grafschaft on siis 28 kilomeetrit ja see Power Stage Tronthal on 11,6 või 11,7 kilomeetrit, nii et kilomeetrit tegelikult veel on minna, küll poole vähem kui täna, aga nägime tänagi, et võis juhtuda ka selle teise poolega nii-öelda, teise poole päevaga, nii et loodame, et esikolmikus midagi siin suurt ei juhtu ja sellises järjestuses võikski asi lõppeda ju väga vabalt, aga nagu me teame, rallisport on rallisport, kunagi ei tea. Kõike võib juhtuda, isegi Power Stage'il ja isegi Power Stage'i lõpus täiesti liidrina, nii et nagu me väga valusalt oleme näinud. Nii et ja. Tasub lõpuni jälgida, sest alati võib midagi juhtuda. Meie loodame, et muidugi ei juhtu. Esimene katse homme 8.46 juba hommikul, nii et tasub pühapäeval äratus panna. Ja mina veel mainin siia lõppu, enne saated korra rääkisime ka, aga tegelikult tänastel sõitjatel oli circa 15-tunnine tööpäev autos. Jõhker. Ilusat õhtut. Jah, ilusat õhtut. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.